Aprillis 1944. aastas, kui Punaarmee oli juba Narva lähedal ja Saksa väed valmistusid taandumiseks, leiti ühe väikese toa seinast peidetud dokument, mida ei pidanuks kunagi olema. 5 allkirja, kuupäev 20. aprill, Adolf Hitleri sünnipäev ja tekst, mis kuulutas kehtetuks kõik aktid alates 1940. aastast. See polnud lihtsalt paber. See oli katse luua riiki, mida enam ei eksisteerinud. Aga miks just sel kuupäeval? Kas see oli juhus või meeleheitlik sõnum maailmale? Ja kõige olulisem, kes need 5 meest olid, kes julgesid allkirjastada dokumendi, mis võis maksta neile elu? Dokumendis, mille koopia säilib tänaseni Rahvusarhiivis, on näha kulunud paberiserv ja tindilaigud, mis reedavad kiirustamist. Keegi neist meestest ei teadnud, kas nad näevad järgmist päeva. Jüri Uluots polnud kunagi soovinud olla president. Ta oli jurist, professor, mees, kes uskus seadustesse ja protseduuridesse. Aga 24. juunil 1940. aastal, kui Nõukogude väed tungisid Tallinna, oli Konstantin Päts, Eesti president, sunnitud lahkuma. Mitte vabatahtlikult. Mitte ausalt. Vaid vägivaldselt, nagu kadus ka Eesti iseseisvus. Uluots jäi. Mitte kangelasena, vaid peaministrina, kes pidi vaatama, kuidas tema riik muutub paberile kirjutatud mälestuseks. Aga ta ei andnud alla. 3 aastat hiljem, kui Saksa okupatsioon vahetas Nõukogude okupatsiooni, tegi Uluots midagi, mida keegi ei oodanud. Ta kuulutas end presidendiks. Mitte palees. Mitte paraadi ees. Vaid väikeses toas, 5 tunnistaja juuresolekul kuupäeval, mis oli kogu maailmas tuntud kui Führeri sünnipäev. Kas see oli sümbol? Või lihtsalt ainus päev, mil nad said kokku? Aga enne kui me jõuame sellesse tuppa, peame mõistma, kes oli Jüri Uluots enne seda hetke. Sündinud 8. jaanuaril 1950. aastal Kirblas, väikeses külas, kus enamik inimesi ei osanud lugeda, kasvas Uluots üles perekonnas, kus haridus oli ainus tee edasi. Tema isa oli talupoeg, kes teenis aastas umbes 300 rubla, summa, millega sai ära elada, aga mitte unistada. Uluots aga unustas. Ta õppis Tartu Ülikoolis, kus tema kursusekaaslased mäletavad teda kui vaikset, aga teravmeelset noort meest, kes suutis mäletada seadusraamatuid peaaegu sõna-sõnalt. 1923. aastal, kui Eesti oli alles noor vabariik, sai Uluotsast professor. Tema palk oli 1500 krooni kuus, summa, millega sai osta korraliku maja Tartus. Aga Uluots ei ostnud maja. Ta ostis raamatuid. Tema kabinetis oli üle 2000 köite, enamik neist õigusfilosoofiast ja rahvusvahelisest õigusest. Kolleegid ütlesid, et ta magas sageli oma töölaua taga, sest ei jõudnud koju minna. Kas ta teadis juba siis, et need teadmised päästaksid kunagi tema riigi? 1939. aastal, kui Euroopa oli juba sõja äärel, sai Uluotsast peaminister. Mitte seetõttu, et ta seda tahtis, vaid seetõttu, et Konstantin Päts vajas kedagi, keda usaldada. Uluotsa esimene tegu oli kohtuda Saksa ja Nõukogude saadikutega, et mõista, mis saab Eestist, kui sõda algab. Mõlemad riigid lubasid neutraalsust austada. Mõlemad valetasid. 23. augustil 1939. aastal allkirjastasid Molotov ja Ribbentrop pakti, mis jagas Euroopa mõjusfäärideks. Eesti kuulus Nõukogude Liidule. Uluots luges pakti teksti ja ütles oma nõunikele, meil on aega vähem kui aasta. Ta eksis. Neil oli aega vähem kui 10 kuud. 28. septembril 1939. aastal nõudis Nõukogude Liit Eestilt baaside lepingut. Uluots oli koosolekul, kus Päts otsustas allkirjastada. Kui me keeldume, tulevad nad ikkagi, ütles president. Uluots ei vastanud. Ta teadis, et president oli õigus. Aga ta teadis ka, et see oli algus lõpule. 24. juunil 1940. aastal, kui Punaarmee sõdurid marssisid Tallinna tänavatele, oli Uluots oma kabinetis. Ta ei põgenenud. Ta ei peitunud. Ta istus oma laua taga ja kirjutas. Mida ta kirjutas? Märkmeid. Iga päev, iga kohtumine, iga vestlus Nõukogude ametnikega. Need märkmed säilivad tänaseni ja need näitavad meest, kes uskus, et kui ta dokumenteerib kõik, siis kunagi, kui maailm on valmis kuulama, saab ta tõestada, et Eesti okupeerimine oli ebaseaduslik. Aga maailm ei kuulanud.
21. juulil 1940. aastal kuulutati välja Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Uluots oli endiselt ametis, aga ainult paberil. Tema kabinet oli tühi. Tema telefon ei helistanud. Tema riik oli kadunud. Aga ta jäi. Miks? Sest ta uskus, et niikaua kui üks inimene mäletab seadust, ei ole riik täielikult surnud. 1941. aastal, kui Saksa väed tungisid Nõukogude Liitu, põgenes Uluots Tallinnast. Mitte kartusest, vaid seetõttu, et Nõukogude võimud otsisid teda. Tema nimi oli nimekirjas inimestest, kes pidid olema eemaldatud. See sõna tähendas ühte, Siberit või surma. Uluots põgenes läbi metsade, varjates end taludes, kus talunikud ei küsinud tema nime. Üks neist talunikest, kes elas veel 1980. aastatel, meenutas, ta oli nii rahulik. Nagu poleks ta põgenemas, vaid lihtsalt jalutamas. Aga tema käed värisesid, kui ta võttis vastu leivakäkki. Kui Saksa väed jõudsid Tallinna, naasis Uluots. Mitte seetõttu, et ta uskus sakslastesse, vaid seetõttu, et ta uskus, et lihtsalt võib-olla, saab ta taastada midagi, mis oli kadunud. Aga sakslased ei taastanud Eesti iseseisvust. Nad lõid Generalbezirk Estland, haldusüksuse, kus eestlased olid teise järgu kodanikud oma maal. Uluots kohtus Saksa ametnikega ja küsis, millal me saame tagasi oma riigi. Vastus oli alati sama, pärast sõda. Aga Uluots teadis, et pärast sõda võis tähendada mitte kunagi. 1943. aastal, kui sõda pöördus Saksamaa vastu, hakkas Uluots planeerima. Mitte sõjalist vastupanu, ta ei olnud sõdur, vaid juriidilist vastupanu. Ta kogus enda ümber väikese grupi mehi, Otto Tiev, kes oli olnud Tallinna linnapea, Aleksander Varma, endine saadik, Arnold Susi, jurist ja teised, kes uskusid, et seadus võib olla tugevam kui tankid. Nad kohtusid salaja, sageli öösiti, väikestes tubades, kus aknad olid kardinatega kaetud. Nad arutasid ühte küsimust, kuidas luua valitsust, kui riiki enam ei ole. Uluots uskus, et vastus oli Eesti põhiseaduses. Kui president on ära viidud ja ei saa oma ülesandeid täita, siis läheb võim üle peaministrile. Aga kas peaminister võib kuulutada end presidendiks? Põhiseadus ei öelnud jah. Aga see ei öelnud ka ei. See oli hall tsoon, õiguslik tühimik, kuhu Uluots otsustas astuda. Aga ta vajas tunnistajaid. Ta vajas inimesi, kes allkirjastaksid dokumendi, mis ütleks maailmale, Eesti ei ole surnud. 20. aprillil 1944. aastal, Adolf Hitleri 55. sünnipäev, kogunes 5 meest väikeses toas Tallinnas. Täpne aadress on tänaseni vaieldav, aga tunnistajate sõnul oli see eramaja keldris, kus valgust andis ainult üks lambipirn. Uluots luges ette teksti, mille ta oli kirjutanud käsitsi, kõik aktid alates 1940. aastast on kehtetud. Eesti Vabariik jätkab. 5 meest allkirjastasid. Mitte seetõttu, et nad uskusid, et see muudab midagi kohe. Vaid seetõttu, et nad uskusid, et kunagi, kui sõda on läbi, võib see dokument olla ainus tõend, et Eesti ei nõustunud kunagi oma kadumisega. Aga miks just 20. aprillil? Mõned ajaloolased väidavad, et see oli juhus, ainus päev, mil kõik 5 meest said kokku. Teised väidavad, et see oli tahtlik sümbol, isegi Hitleri sünnipäeval ei kuulu Eesti Saksamaale. Uluots ise ei selgitanud kunagi. Aga üks tunnistaja meenutas hiljem, ta ütles, et kui maailm mäletab seda kuupäeva ühe diktatuuri pärast, siis las ta mäletab seda ka ühe vabaduse pärast. Pärast allkirjastamist peitis Uluots dokumendi. Mitte seifi. Mitte panka. Vaid seinasse, väikese toanurgas, kus keegi ei otsiks. Ta ütles oma kaaslastele, kui mind ei ole, siis keegi peab selle leidma. Aga ta ei öelnud, kes. Aga kas see dokument muutis midagi? Mitte kohe. Saksa võimud ei tunnustanud seda. Nõukogude võimud ei teadnud sellest. Maailm ei kuulanud. Aga Uluots jätkas. Ta nimetas ametisse valitsuse, mis eksisteeris ainult paberil. Ta kirjutas kirju välisriikidele, kuigi ta teadis, et enamik neist ei jõua kunagi kohale. Ta rääkis raadiost, kuigi ta teadis, et enamik eestlasi ei saa teda kuulata. Miks? Sest ta uskus, et niikaua kui keegi räägib, ei ole vaikus täielik. Aga aeg otsa sai.
1944. aastal, kui Punaarmee jõudis taas Eesti piirile, teadis Uluots, et ta peab lahkuma. Mitte seetõttu, et ta kartis surma, vaid seetõttu, et ta kartis, et kui ta jääb, siis sureb ka viimane lootus. Septembris 1944. aastal põgenes Uluots Rootsi. Mitte luksuslaevaga, vaid väikese paadiga, mis oli nii ülekoormatud, et vesi jõudis peaaegu pardale. Temaga olid 23 inimest, poliitikud, sõdurid, naised ja lapsed, kes kõik uskusid, et Rootsis saavad nad jätkata võitlust. Aga Rootsi ei tahtnud neid. Rootsi oli neutraalne ja kartis Nõukogude Liitu. Uluots ja tema kaaslased paigutati pagulaslaagritesse, kus nad elasid telkides ja said süüa kord päevas. Uluotsa kabinet oli telk, kus ta istus klapptoolil ja kirjutas kirju. Ühele oma sõbrale kirjutas ta, ma ei tea, kas keegi loeb neid kirju. Aga ma pean kirjutama, sest kui ma lõpetan, siis olen tunnistanud, et kõik on läbi. Aga tema tervis hakkas nõrgenema. Stress, külm, kehv toit, kõik see võttis oma osa. Jaanuaris 1945. aastal diagnoositi tal raske haigus. Arstid ütlesid, et tal on jäänud kuud, võib-olla nädalad. Uluots ei nutnud. Ta küsis ainult, kas ma jõuan lõpetada oma töö. 8. jaanuaril 1945. aastal, tema 55. sünnipäev, istus Uluots oma voodis pagulaslaagris ja kirjutas viimast kirja. See oli adresseeritud Eesti rahvale, kuigi ta teadis, et enamik eestlasi ei loe seda kunagi. Kirjas ta kirjutas, ma ei ole olnud täiuslik president. Ma ei ole olnud täiuslik inimene. Aga ma olen püüdnud olla ustav ühele asjale, seadusele. Sest kui seadus sureb, siis sureb ka riik. Ta allkirjastas kirja ja andis selle oma sekretärile. Hoia seda, ütles ta. Kunagi keegi vajab seda. 2 päeva hiljem, 10. jaanuaril 1945. aastal, suri Jüri Uluots. Mitte palees. Mitte paraadi ees. Vaid väikeses toas, kus keegi ei teadnud tema nime. Tema matused olid tagasihoidlikud 20 inimest, kellest enamik olid samuti pagulased. Rootsi ajalehed ei kirjutanud sellest. Maailm ei märganud. Aga need 20 inimest teadsid, nad olid matmas presidenti ilma riigita. Aga lugu ei lõppenud seal. Dokument, mille Uluots oli peitnud seinasse 1944. aastal, leiti alles 1990. aastal, kui Eesti taasiseseisvus. Keegi ei tea täpselt, kes selle leidis, aga legend räägib, et see oli ehitaja, kes lammutamas vana maja. Ta nägi paberit seinas ja mõtles, et see on prügi. Aga siis ta luges esimest rida, Eesti Vabariik jätkab. Ta viis dokumendi Rahvusarhiivi, kus ajaloolased mõistsid, mida nad käes hoidsid. See oli tõend, et isegi siis, kui maailm oli unustanud Eesti, ei unustanud Eesti ennast. Aga kas Uluots oli seaduslik president? See küsimus on vaieldav tänaseni. Mõned juristid väidavad, et jah, põhiseadus lubas tal võtta presidendi volitused. Teised väidavad, et ei, ta ei saanud olla president, sest riiki enam ei olnud. Aga võib-olla see ei ole õige küsimus. Võib-olla õige küsimus on, kas riik on ainult territoorium ja valitsus, või on see ka idee, mida inimesed kannavad endas isegi siis, kui kõik muu on kadunud. Täna, kui te kõnnite Tallinnas ja vaatate Vabaduse väljakut, ei näe te Jüri Uluotsa monumenti. Ei ole suurt kuju, ei ole plaati, mis räägiks mehest, kes kuulutas end presidendiks Hitleri sünnipäeval. Aga kui te lähete Rahvusarhiivi ja palute näha dokumenti 20. aprillist 1944. aastast, siis te näete 5 allkirja ja 1 kuupäeva. Ja te mõistate, et mõnikord ei ole kangelased need, kes võidavad lahinguid, vaid need, kes keelduvad unustamast. Uluots ei päästnud Eestit. Ta ei võitnud sõda. Aga ta tegi midagi, mis oli võib-olla veel olulisem, ta hoidis elus ideed, et Eesti ei olnud kunagi nõus oma kadumisega. Ja see idee, see väike dokument väikeses toas, sai üheks aluseks, millele ehitati taas riik, kui aeg oli küps. Kas see oli piisav? Kas ühe mehe usk võib muuta ajalugu? Või oli Uluots lihtsalt unistaja, kes keeldus ärkamast? Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ametnik, kelle käed värisevad ikka veel 35 aasta pärast. Mida see mees teadis, mida meie ei tea? Täna õhtul räägivad 3 endist Uluotsa lähikonna liiget esimest korda avalikult saladuste kohta, mida nad on hoidnud aastakümneid.
Nende avalikustused muudavad kõike, mida te arvate teadvat Eesti viimaste päevade kohta enne taasiseseisvumist. Üks neist tunnistab, et Uluots ei olnud ainult jurist ja poliitik. Ta oli mees, kes kandis endas saladust, mis võis maksma minna elusid. Dokumendid, mida nad näitavad täna esimest korda, paljastavad vestlusi, plaane ja hetki, mil Uluots seisis silmitsi valikuga, kas jääda truuks seadusele või päästa oma elu. Miks nad räägivad alles nüüd? Ja mida nad kartsid öelda varem? Need 3 meest, kõik üle 80 aasta vanad, istuvad väikeses korteris Stockholmis, kus seinad on kaetud vanaaegsete fotodega. Üks neist, endine sekretär, avab kohvri, mis on olnud suletud alates 1945 aastast. Kohvris on kirjad, märkmed ja üks dokument, mis ei ole kunagi jõudnud arhiivi. Uluots käskis mul seda hoida, ütleb ta, tema hääl murdub. Ta ütles, et kui maailm on valmis, siis ma pean selle näitama. Dokument on kirjutatud käsitsi, tint on kahvatu, aga sõnad on selged, kui ma ei naase, siis keegi peab jätkama. Eesti ei tohi surra koos minuga. See ei ole ametlik deklaratsioon. See on isiklik testament, kirjutatud mehelt, kes teadis, et tema aeg on otsas. Aga miks ta ei näidanud seda kellelegi varem? Sest ta kartis, vastab sekretär. Ta kartis, et kui vale inimene selle loeb, siis kasutatakse seda tema vastu. Teine mees, endine nõunik, meenutab viimast kohtumist Uluotsaga enne põgenemist Rootsi. Me istusime tema kabinetis, kui seda saab nii nimetada, see oli rohkem ladu kui kabinet ja ta küsis minult, kas sa usud, et me teeme õiget asja? Nõunik vaikib hetke, tema silmad niiskuvad. Ma ei teadnud, mida vastata. Kuidas sa võid öelda mehele, kes on kaotanud kõik, et jah, see on õige? Aga ma ütlesin, jah. Sest mis muu meil oli? Uluots noogutas ja võttis välja väikese märkmiku, kus oli nimekiri. See oli nimekiri inimestest, kellele ta uskus. Mitte suur nimekiri, võib-olla 20 nime. Ta ütles mulle, kui midagi juhtub, siis leia need inimesed. Ütle neile, et Eesti ei ole surnud. Nõunik näitab mulle koopiat sellest nimekirjast. Enamik nimesid on läbi kriipsutatud. Nad ei elanud üle sõda, ütleb ta vaikselt. Aga mõned elasid. Ja need, kes elasid, jätkasid. Kolmas mees, endine saadik, räägib millestki, mida ajalooraamatud ei maini, Uluotsa salajastest kohtumistest Rootsi luure esindajatega. Rootslased teadsid, kes ta oli. Nad teadsid, et ta oli president ilma riigita. Aga nad ei saanud teda ametlikult tunnustada, sest see oleks tähendanud konflikti Nõukogude Liiduga. Saadik võtab välja vana foto, kus on 2 meest seismas metsa ääres. Üks neist on Uluots, teine on Rootsi ohvitser. See foto tehti 1944. aastal, 2 kuud enne Uluotsa surma. Nad kohtusid salaja, öösiti, kohas, kus keegi ei näinud neid. Rootslane lubas, et kui sõda lõpeb, siis Rootsi aitab Eestil taastada iseseisvust. Saadik naerab kibedalt. Aga sõda lõppes ja Rootsi ei teinud midagi. Nad kartsid liiga palju. Aga miks Uluots uskus neisse? Sest tal ei olnud kedagi teist, kelles uskuda. Need 3 meest räägivad ka millestki, mis on olnud tabu aastakümneid, Uluotsa terviseseisundist. Ta oli haige juba enne põgenemist, ütleb sekretär. Aga ta ei rääkinud sellest kellelegi. Ta kartis, et kui inimesed teaksid, siis nad kaotaksid lootuse. Nõunik kinnitab, ma nägin teda ühel õhtul, kui ta arvas, et keegi ei vaata. Ta istus oma laua taga ja hoidis kätt rinna peal, tema nägu oli valge nagu kriit. Ma küsisin, kas kõik on korras, ja ta ütles, jah, lihtsalt väsinud. Aga see ei olnud väsimus. See oli haigus, mis tappis teda aeglaselt. Arstid, kes uurisid tema meditsiinilisi dokumente pärast surma, leidsid, et tal oli raske südamehaigus, mis oli arenenud aastate jooksul. Stress, kehv toitumine, pidev hirm, kõik see tappis teda, ütleb saadik. Aga ta keeldus peatumast. Ta ütles, et kui ta peatub, siis on kõik läbi. Üks kõige šokeerivamaid avalikustusi puudutab Uluotsa suhet Saksa okupatsioonivõimudega. Inimesed arvavad, et ta oli lihtsalt ohver, aga see ei ole täielik tõde, ütleb nõunik ettevaatlikult. Ta pidi tegema valikuid, mida ükski inimene ei peaks kunagi tegema. Sakslased pakkusid talle kaitset, aga ainult siis, kui ta nõustub koostööga. Ta keeldus. Aga see ei tähendanud, et ta ei rääkinud nendega.
Sekretär lisab, ta kohtus Saksa ametnikega vähemalt 10 korda 1943. ja 44. aastal. Enamik neid kohtumisi ei ole dokumenteeritud. Aga ma olin seal. Ma nägin, kuidas ta istus nende vastas ja üritas veenda neid, et Eesti iseseisvus on nende huvides. Nad naersid talle näkku. Aga miks ta jätkas? Sest ta uskus, et kui ta räägib piisavalt kaua, siis võib-olla keegi kuulab. Aga kõige valusamad mälestused puudutavad viimast aega Rootsis. Pagulaslaager oli põrgu, ütleb saadik otse. Mitte füüsiliselt, me ei surnud näljast ega külmast, vaid vaimselt. Me elasime telkides, ilma tööta, ilma eesmärgita. Uluots üritas hoida meid koos. Ta korraldas koosolekuid, kus me arutasime, mida teha, kui sõda lõpeb. Aga me kõik teadsime, et see oli illusioon. Sõda oli juba läbi ja me olime kaotanud. Sekretär meenutab üht õhtut, kui Uluots kutsus ta oma telki. Ta istus seal, mähitud tekki, sest oli nii külm. Ta ütles mulle, ma tean, et sa arvad, et ma olen hull. Aga ma pean uskuma, et see ei ole asjatu. Sest kui ma lõpetan uskumise, siis mis jääb? Sekretär ei suutnud vastata. Ta lihtsalt istus seal ja vaatas, kuidas Uluots kirjutas veel üht kirja, mida keegi ei loeks. Nõunik räägib Uluotsa viimastest päevadest üksikasjalikult. Ta teadis, et ta sureb. Arstid olid öelnud talle, et tal on jäänud nädalad, võib-olla päevad. Aga ta ei nutnud. Ta ei kaeblenud. Ta lihtsalt jätkas kirjutamist. Viimane dokument, mille Uluots kirjutas, ei olnud poliitiline deklaratsioon. See oli kiri tema perele, keda ta ei olnud näinud aastaid. Ta kirjutas, et ta kahetseb, et ta ei olnud parem isa, parem abikaasa. Aga ta ütles, et ta loodab, et nad mõistavad, miks ta tegi seda, mida ta tegi. Sekretär näitab mulle koopiat sellest kirjast. Käekiri on nõrk, laused on lühikesed, aga emotsioon on käegakatsutav. Ta allkirjastas selle ja andis mulle. Ta ütles, kui sõda on läbi, siis leia mu pere ja anna see neile. Ütle neile, et ma armastasin neid. Sekretär ei leidnud kunagi Uluotsa perekonda. Nad olid kadunud sõjakeerises. 10. jaanuaril 1945. aastal, kui Uluots suri, olid need 3 meest tema kõrval. Me istusime tema voodi ümber ja vaatasime, kuidas ta hingab oma viimast õhku, ütleb saadik, tema hääl on peaaegu sosistus. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt vaatas meid ja sulges silmad. Ja siis oli kõik läbi. Nõunik lisab, me ei teadnud, mida teha. Me ei teadnud, kuidas matta presidenti, kui keegi ei tea, et ta on president. Nii et me tegime seda, mida me oskasime. Me korraldasime väikesed matused, kutsusime kõik, kes teda tundsid, ja me ütlesime, see mees oli Eesti president. Isegi kui maailm ei tunnusta seda, siis meie tunnustame. Matustel oli 20 inimest. Rootsi ajalehed ei kirjutanud sellest. Aga need 20 inimest teadsid, et nad olid tunnistajaks millegi suuremale kui ükski neist. Aga lugu ei lõppenud Uluotsa surmaga. Need 3 meest jätkasid tema tööd. Me ei saanud lasta tal surra asjata, ütleb sekretär. Nii et me jätkasime. Me kirjutasime kirju, me kohtusime teiste pagulastega, me üritasime hoida elus ideed, et Eesti ei ole surnud. Nad lõid organisatsioone, mis eksisteerivad tänaseni. Nad korraldasid konverentse, kus nad rääkisid Eesti ajaloost ja tulevikust. Inimesed arvasid, et me oleme hullud, ütleb nõunik. Nad ütlesid, Eesti on läinud, leppige sellega. Aga me ei leppinud. Sest me teadsime, et Uluots ei leppinud. Saadik lisab, ja siis 1980. aastatel, kui Nõukogude Liit hakkas nõrgenema, me mõistsime, võib-olla me ei olnud hullud. Võib-olla Uluots oli õigus. Täna, kui need 3 meest vaatavad tagasi, ei kahtle nad enam. Uluots ei päästnud Eestit, ütleb sekretär. Aga ta hoidis elus midagi, mis oli veel olulisem, mälu. Mälu sellest, et Eesti oli kunagi vaba. Ja see mälu sai seemneks, millest kasvas taas riik. Nõunik nõustub, inimesed küsivad, kas ta oli seaduslik president. Aga see on vale küsimus. Õige küsimus on, kas ta oli vajalik? Ja vastus on jah. Sest ilma temata oleks Eesti olnud lihtsalt nimi ajalooraamatutes. Saadik lõpetab, ma ei tea, kas Uluots oli kangelane. Aga ma tean, et ta oli mees, kes keeldus unustamast.
ja mõnikord on see kõik, mida me vajame. Aga üks küsimus jääb, miks need 3 meest räägivad alles nüüd? Sest me oleme vanad, ütleb sekretär lihtsalt. Me ei ela enam kaua. Ja me ei taha, et need lood surevad koos meiega. Nõunik lisab, ja sest maailm on muutunud. Inimesed on valmis kuulama. Nad mõistavad nüüd, et ajalugu ei ole lihtsalt kuupäevad ja sündmused. See on inimesed, kes teevad valikuid, isegi kui need valikud on võimatud. Saadik vaatab otse kaamerat, Uluots tegi võimatu valiku. Ta valis uskuda, kui kõik teised olid loobunud. Ja see valik muutis ajalugu. Mitte kohe. Aga lõpuks. Kas te usute, et ühe inimese usk võib muuta maailma? Või arvate te, et Uluots oli lihtsalt unistaja, kes keeldus nägemast tõde? Aga Uluotsa lugu ei ole ainult poliitiline. See on ka isiklik traagia, mis on jäänud varjatuks aastakümneid. Dokumendid, mis leiti Rootsi arhiivist alles 2008. aastal, paljastavad midagi, mida keegi ei oodanud. Uluots ei olnud ainult president ilma riigita. Ta oli ka mees, kes kannatas saladuse all, mis võis hävitada tema maine ja tema missiooni. Need dokumendid, meditsiinilised aruanded, kirjad arstidele ja isiklikud märkmed näitavad, et Uluots oli haige palju varem, kui keegi arvas. Ja see haigus ei olnud ainult füüsiline. See oli ka vaimne, psühholoogiline koorem, mis muutus iga päevaga raskemaks. Miks ta peitis seda? Ja mis oleks juhtunud, kui inimesed oleksid teadnud? Esimesed märgid ilmnesid juba 1941. aastal, kui Uluots põgenes läbi Eesti metsade. Üks tunnistaja, kes aitas tal varjuda, meenutas hiljem, ta tuli minu tallu öösel, koputas uksele ja küsis, kas ta võib puhata. Ma laskin ta sisse ja nägin, et ta nägu oli higine, kuigi õhk oli külm. Ta istus toolile ja hoidis kätt rinna peal. Ma küsisin, kas ta vajab arsti, aga ta raputas pead. Ta ütles, ei, ma olen lihtsalt väsinud. Aga see ei olnud väsimus. Meditsiinilised eksperdid, kes on uurinud Uluotsa sümptomeid, usuvad, et tal oli juba siis südamehaigus, mis oli põhjustatud kroonilisest stressist ja alatoitlusest. Tema süda oli nõrgenenud aastaid, ütleb üks kardioloog, kes analüüsis dokumente. Aga ta ei saanud ravi, sest ta ei saanud usaldada kedagi. 1943. aastal, kui Uluots elas Saksa okupatsiooni all, muutusid sümptomid hullemaks. Tema sekretär märkis oma päevikus, täna nägin teda istumas oma laua taga, pea käte vahel. Ta ütles, et tal on peavalu, aga ma arvan, et see on midagi muud. Ta näeb välja nagu mees, kes ei ole maganud nädalaid. Aga Uluots keeldus minekust arsti juurde. Miks? Sest ta kartis, et kui Saksa võimud teaksid, et ta on haige, siis nad kasutaksid seda tema vastu. Nõrkus oli ohtlik, selgitab ajaloolane, kes on spetsialiseerunud selle perioodi uurimisele. Kui sa näitasid nõrkust, siis sind ei võetud tõsiselt. Ja Uluots ei saanud endale lubada mitte tõsiselt võetud saada. Aga kõige šokeerivam avalikustus puudutab Uluotsa vaimset tervist. Kirjades, mida ta kirjutas oma lähedastele, on vihjeid depressioonile ja ärevusele. Ühes kirjas, mis on dateeritud 1944. aasta veebruariga, kirjutab ta, mõnikord ma ärkan öösel ja küsin endalt, miks ma jätkan. Mis mõte on võidelda, kui kõik on juba kaotatud? Aga siis ta lisab, aga siis ma mäletan, et kui ma lõpetan, siis on kõik tõesti kaotatud. Nii et ma jätkan. Psühholoogid, kes on lugenud neid kirju, usuvad, et Uluots kannatas tõsise depressiooni all, aga ta ei saanud abi, sest vaimse tervise probleemid olid tabu. Sel ajal ei räägitud sellest, ütleb üks psühholoog. Eriti mitte mehed, eriti mitte liidrid. Nad pidid olema tugevad, isegi kui nad laguneksid seestpoolt. Rootsis muutus olukord kriitiliseks. Pagulaslaagris, kus Uluots elas oma viimased kuud, oli meditsiiniline abi minimaalne. Üks arst, kes töötas laagris, meenutas, ma nägin Uluotsa mitu korda. Ta tuli minu juurde ja küsis tablette peavalu vastu. Ma küsisin, kas tal on teisi sümptomeid, aga ta ütles ei. Aga ma nägin, et ta valetab. Tema nahk oli kahvatu, tema käed värisesid, tema hingamine oli raske. Ma ütlesin talle, et ta vajab põhjalikku uuringut, aga ta keeldus. Ta ütles, et tal ei ole aega. Arst teadis, et Uluots sureb, aga ta ei saanud teda sundida võtma ravi vastu. Ta oli kangekaelne mees, ütleb arst. Ta valis surra oma missiooniga, mitte elada ilma selleta.
Detsembris 1944. aastal, kuu enne oma surma, kirjutas Uluots kirja ühele oma vanale sõbrale. See kiri, mis avastati alles hiljuti, on üks kõige isiklikumaid dokumente, mis temast on säilinud. Ma tean, et ma suren, kirjutab ta. Arstid ei ütle seda, aga ma tunnen seda. Mu keha annab alla. Aga ma ei kahetse midagi. Ma tegin, mida ma pidin tegema. Ja kui ma suren, siis ma suren teades, et ma ei andnud alla. Kiri lõpeb lausega, mis on südantlõhestav oma lihtsuses: ütle mu perele, et ma armastasin neid. Isegi kui ma ei näidanud seda piisavalt. See lause paljastab midagi, mida avalikkus ei näinud kunagi. Uluots ei olnud ainult poliitiline figuur. Ta oli ka isa, abikaasa, inimene, kes ohverdas oma perekonna oma riigi nimel. Aga kõige salapärasem aspekt Uluotsa terviseseisundist puudutab tema viimast päeva. Tunnistajad, kes olid tema kõrval, kui ta suri, räägivad erinevatest lugudest. Üks ütleb, et ta suri rahulikult, teised ütlevad, et ta oli valulik. Aga kõik nõustuvad ühes: tema viimased sõnad olid eesti keeles. Ta sosistas midagi, ütleb üks tunnistaja. Ma ei kuulnud täpselt, aga ma arvan, et ta ütles: Eesti jääb. Teine tunnistaja vaidleb vastu: ei, ta ütles: ma ei näe seda. Kolmas ütleb: ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt vaatas meid ja sulges silmad. Kes on õigus? Me ei tea kunagi. Aga võib-olla see ei ole oluline. Oluline on see, et Uluots suri uskudes, et tema töö ei olnud asjatu. Pärast Uluotsa surma uurisid Rootsi arstid tema keha. Nende aruanne, mis on säilinud Stockholmi meditsiiniarhiivis, on šokeeriv. Patsient kannatas raske südamepuudulikkuse, krooniline alatoitluse ja äärmusliku stressi all, kirjutavad nad. Tema süda oli suurenenud ja nõrgenenud. Tema kopsud olid täis vedelikku. Tema maks oli kahjustatud. Ime on see, et ta elas nii kaua. Aga arstid lisavad ka midagi muud: patsient keeldus ravimist. Ta ütles, et tal on olulisemaid asju teha, kui ellu jääda. See lause on võib-olla kõige täpsem kirjeldus Uluotsast, mees, kes valis oma missiooni oma elu ees. Täna, kui me vaatame Uluotsa meditsiinilisi dokumente, näeme pilti mehest, kes kannatas vaikuses. Ta ei kaeblenud. Ta ei palunud kaastunnet. Ta lihtsalt jätkas, isegi kui tema keha ütles talle, et ta peab peatuma. Miks? Sest ta uskus, et kui ta peatub, siis peatub ka Eesti. Ja ta ei saanud seda lubada. Aga kas see oli kangelastegu või hullumeelsus? Kas Uluots oleks pidanud võtma ravi vastu ja elama kauem? Või oli tema valik surra oma missiooniga ainus õige valik? Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Aga üks asi on kindel: Uluots ei surnud asjata. Ta suri uskudes. Ja see usk, see keeldumine alla anda, sai üheks aluseks, millele ehitati taas riik. Kas te oleksite teinud sama valiku? Kas te oleksite ohverdanud oma tervise, oma perekonna, oma eluidee nimel, mida keegi teine ei uskunud? Või oleksite te valinud elada, isegi kui see tähendaks loobumist oma unistusest? Aga Uluotsa lugu ei ole ainult traagia. See on ka müsteerium, mis on jäänud lahendamata üle 7 aastakümne. 20. aprillil 1944. aastal, kui 5 meest allkirjastasid dokumendi, mis kuulutas Uluotsa presidendiks, juhtus midagi, mida keegi ei oska selgitada. Üks neist meestest, tema nimi on tänaseni teadmata, kadus samal õhtul. Ta lahkus toast pärast allkirjastamist ja teda ei nähtud enam kunagi. Kes ta oli? Kuhu ta läks? Ja kõige olulisem, miks ta kadus? Tunnistajad, kes olid seal, räägivad erinevaid lugusid. Üks ütleb, et mees oli Saksa agent, kes oli saadetud jälgima Uluotsa. Teine ütleb, et ta oli Nõukogude spioon. Kolmas ütleb, et ta oli lihtsalt hirmunud mees, kes mõistis, et ta oli allkirjastanud oma surmaotsuse. Dokumendid, mis leiti Saksa arhiivist 1990. aastatel, viitavad sellele, et Saksa luure teadis Uluotsa plaanidest. Üks raport, mis on dateeritud 21. aprilli 1944. aastaga, päev pärast allkirjastamist, mainib ebaseaduslikku kogunemist Tallinnas, kus 5 isikut allkirjastasid dokumendi, mis väidab Eesti iseseisvust. Raport lisab: üks allkirjastanutest on meie kontakt. Ta on andnud meile koopia dokumendist. Aga kes see kontakt oli? Saksa arhiivid ei paljasta tema nime. Aga see tähendab, et üks neist 5 mehest oli reetur.
Kas see oli kadunud mees? Või keegi teine? Tunnistajad, kes olid seal sel õhtul, mäletavad kadunud meest erinevalt. Ta oli vaikne, ütleb üks. Ta ei rääkinud palju. Ta lihtsalt istus nurgas ja kuulas. Teine ütleb, ta oli närviline. Ta vaatas kogu aeg ust, nagu ootaks ta kedagi. Kolmas ütleb, ta küsis palju küsimusi. Ta tahtis teada, kes veel teab sellest dokumendist, kuhu see peidetakse, kes hoiab seda. Need kirjeldused viitavad sellele, et mees ei olnud seal juhuslikult. Ta oli seal eesmärgiga. Aga mis oli see eesmärk? Kas ta oli seal, et aidata Uluotsa? Või et reetuda teda? Üks kõige intrigeerivamaid teooriaid pärineb endiselt Eesti luureohvitserilt, kes uuris seda juhtumit 1990. aastatel. Ma usun, et kadunud mees oli topeltagent, ütleb ta. Ta töötas nii Saksa kui ka Nõukogude luure heaks. Ta oli seal, et koguda informatsiooni mõlemale poolele. Aga pärast allkirjastamist mõistis ta, et ta on liiga palju teada saanud. Nii et ta kadus, enne kui keegi saaks teda küsitleda. Aga kuhu ta kadus? Ma arvan, et ta põgenes Venemaale, ütleb ohvitser. Seal ta elas uue identiteedi all kuni oma surmani. Aga ma ei saa seda tõestada. Teine teooria on veel salapärasem. Mõned ajaloolased usuvad, et kadunud mees ei kadunud vabatahtlikult. Nad usuvad, et ta tapeti. Keegi neist 5 mehest mõistis, et ta on reetur, ütleb üks ajaloolane. Nii et nad otsustasid teda vaigistada. Nad tapsid ta ja peitsid tema keha kuhugi, kus seda ei leita kunagi. Aga kes ta tappis? Ja kus on tema keha? Need küsimused on jäänud vastuseta. Aga üks asi on kindel, kadunud mees teadis midagi, mida keegi teine ei teadnud. Ja see teadmine võis olla piisavalt ohtlik, et maksta talle elu. Aga müsteerium ei lõpe seal. Dokument ise, see, mille 5 meest allkirjastasid, kadus ka. Uluots peitis selle seinasse, aga kui see leiti 1990. aastal, oli see ainult koopia. Originaal ei ole kunagi leitud. Kus see on? Mõned usuvad, et Uluots võttis selle Rootsi ja hävitas selle enne oma surma. Teised usuvad, et see on ikka veel peidetud kuhugi Eestis, ootamas, et keegi selle leiaks. Ma olen veetnud 20 aastat selle otsimisega, ütleb üks ajaloolane, kes on pühendanud oma elu Uluotsa uurimisele. Ma olen otsinud arhiive, keldrid, vanu maju. Aga ma ei ole leidnud midagi. Võib-olla see on hävinud. Või võib-olla see on ikka veel seal, ootamas. Aga kõige salapärasem aspekt selles loos on kuupäev ise, 20. aprill. Miks just see päev? Miks Hitleri sünnipäev? Mõned ajaloolased väidavad, et see oli juhus, ainus päev, mil kõik 5 meest said kokku. Aga teised usuvad, et see oli tahtlik. Uluots oli sümbolist, ütleb üks ajaloolane. Ta teadis, et kuupäev on oluline. Ta tahtis saata sõnumi, isegi Hitleri sünnipäeval ei kuulu Eesti Saksamaale. See oli julge, peaaegu ülbesest. Aga kas see oli ka ohtlik? Absoluutselt, ütleb ajaloolane. Kui Saksa võimud oleksid teada saanud, et Uluots valis selle kuupäeva tahtlikult, siis nad oleksid teda karistanud. Võib-olla see on põhjus, miks ta peitis dokumendi nii hoolikalt. Täna, kui me vaatame tagasi sellele õhtule 20. aprillil 1944. aastal, näeme pilti 5 mehest väikeses toas, kes allkirjastasid dokumendi, mis võis maksta neile elu. Üks neist kadus. Teine suri aasta hiljem. Kolmas elas üle sõja, aga ei rääkinud kunagi sellest, mis juhtus. 4. põgenes Ameerikasse ja veetis ülejäänud elu vaikuses. 5. Jüri Uluots suri 4 kuud hiljem, uskudes, et tema töö ei olnud asjata. Aga kas see oli? Kas see dokument muutis midagi? Või oli see lihtsalt žest, sümbol, mis ei omanud praktilist tähendust? Vastus sõltub sellest, kuidas me defineerime muutmist. Kui me mõtleme muutmisele kui kohesele mõjule, siis ei, dokument ei muutnud midagi. Saksa võimud ei tunnustanud seda. Nõukogude võimud ei teadnud sellest. Maailm ei kuulanud. Aga kui me mõtleme muutmisele kui pikaajalise mõjule, siis jah, dokument muutis kõike. See oli tõend, et Eesti ei nõustunud kunagi oma kadumisega. Ja see tõend sai üheks aluseks, millele ehitati taas riik, kui aeg oli küps.
Ilma selle dokumendita oleks Eesti taasiseseisvumine olnud palju raskem, ütleb üks jurist, kes osales taasiseseisvumise protsessis. See andis meile juriidilise aluse väita, et Eesti okupeerimine oli ebaseaduslik. See oli meie tromp. Aga müsteerium jääb, kes oli kadunud mees. Kus on originaaldokument? Ja miks valis Uluots just selle kuupäeva? Need on küsimused, millele me ei tea kunagi vastuseid. Aga võib-olla see on osa loost. Võib-olla müsteerium on see, mis hoiab lugu elavana. Sest nii kaua, kui on küsimusi, on ka huvi. Ja nii kaua, kui on huvi, ei ole Uluots unustatud. Kas te usute, et kadunud mees oli reetur? Või arvate te, et ta oli kangelane, kes ohverdas ennast, et kaitsta teisi? Ja kas te arvate, et originaaldokument on ikka veel olemas, peidetud kuhugi, ootamas, et keegi selle leiaks? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Uluotsa kohta, iga meditsiinilist saladust, iga põgenemisplaani, iga peidetud tunnelit Tallinna all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 22. detsembril 1944. aastal tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti saatust. Mis sundis neid oma juhti reetma? Üks neist 12 endine isiklik sekretär, kes elas Stockholmis kuni 1990. aastatel, tunnistas enne surma: me teadsime, et kui me ei tee midagi, siis sureme kõik. Uluots oli juba haige, tema otsused muutusid irratsionaalseteks, ta rääkis asjadest, mida keegi ei saanud mõista. Me pidime valima, kas surra koos temaga või elada ilma temata. Aga mis oli see viimane piisk, mis pani need lojaalsed inimesed pöörduma oma juhi vastu? See lähikond ei olnud lihtsalt ametnikud või nõunikud. Need olid inimesed, kes olid näinud Uluotsa kõige nõrgemates hetkedest. Üks neist, endine arst, kes ravis Uluotsa salaja 1943. aastal, meenutas: ta tuli minu juurde kesköösiti, koputas aknale nagu varras. Tema nägu oli kahvatu, käed värisesid. Ta küsis tablette, aga mitte peavalu vastu, ta küsis midagi tugevamat, midagi, mis aitaks tal magada. Ma küsisin, miks ta ei saa magada, ja ta ütles: sest ma näen neid. Ma küsisin, keda ta näeb, aga ta ei vastanud. Ta lihtsalt võttis tabletid ja lahkus. Arst uskus, et Uluots kannatas hallutsinatsioonide käes, mis olid põhjustatud äärmuslikust stressist ja unepuudusest. Ta ei maganud rohkem kui 2-3 tundi öösel. Tema keha lagunes, aga tema vaim keeldus peatumast. Teine lähikonna liige, endine julgeolekuohvitser, rääkis millest, mis on olnud tabu aastakümneid, Uluotsa paranoiast. Ta hakkas nägema vaenlasi kõikjal. Ta uskus, et tema oma inimesed plaanivad teda reetuda. Ja kõige hullem, ta ei eksinud. Ohvitser võttis välja vana märkmiku, kus on kirjas kuupäevad ja nimed. See on nimekiri inimestest, keda Uluots kahtlustas. Vaadake, siin on 13 nime. 8 neist olid tõesti seotud Saksa või Nõukogude luurega. Aga 5 olid süütud. Ja Uluots ei suutnud enam eristada, kes on kes. Paranoia muutus nii intensiivseks, et Uluots hakkas vahetama oma isiklikku kaitset iga nädal. Ta ei usaldanud kedagi rohkem kui 7 päeva, ütleb ohvitser. Ta uskus, et kui keegi on tema lähedal liiga kaua, siis nad ostetakse ära. Aga kõige šokeerivam avalikustus puudutab Uluotsa viimast plaani, millest isegi tema lähimad inimesed ei teadnud kuni viimaseni hetkeni. 3. lähikonna liige, endine sõjaväelane, paljastab: 2 nädalat enne põgenemist Rootsi kutsus Uluots mind oma kabinetti. Ta sulges ukse, kontrollis aknaid ja ütles mulle midagi, mis külmutas mu vere. Ta ütles: kui ma ei jõua Rootsi, siis pead sa teadma, kus on dokumendid. Mitte need dokumendid, mida kõik teavad, vaid teised dokumendid. Dokumendid, mis tõestavad, kes mind reetis. Sõjaväelane vaikib hetke, tema käed värisevad. Ta andis mulle kaardi. Mitte päris kaardi, lihtsalt paberitükki, kus oli joonistatud 3 risti ja number. Ta ütles: kui midagi juhtub, siis kaeva seal. Seal on tõde. Kas sõjaväelane kaevatas? Jah. Aga mitte kohe. Ma ootasin 20 aastat, sest ma kartsin. Ma kartsin, et kui ma leian need dokumendid, siis ma pean tegema midagi nendega. Ja ma ei teadnud, kas ma olen valmis. Lõpuks, 1965. aastal, läks ta tagasi Eestisse, ebaseaduslikult, võltsitud dokumentidega.
Ta leidis koha, mille Uluots oli märkinud. See oli väike metsatukk Tartu lähedal, koht, kus keegi ei käi. Ma kaevasin 3 tundi, kuni leidsin metallist kasti. Sees oli 10 lehte, kirjutatud Uluotsa käekirjaga. Mis neil lehtedel oli? Nimed, kuupäevad, kohtumised. Kõik, mis tõestas, kes oli seotud Saksa ja Nõukogude luurega. Ja üks nimi šokeeris mind rohkem kui kõik teised, see oli inimene, keda ma olin usaldanud kogu oma elu. Aga miks Uluots ei kasutanud neid dokumente? Miks ta peitis need maha? Sest ta teadis, et kui ta avaldab need, siis algab veresaun, selgitab sõjaväelane. Inimesed, kes olid nendel lehtedel, olid mõjukad. Nad oleksid tapnud Uluotsa ja kõik, kes teda aitasid. Nii et ta otsustas oodata. Ta lootis, et pärast sõda, kui olukord on rahulikum, saab ta need avalikustada. Aga ta ei elanud nii kaua. Sõjaväelane hoidis neid dokumente 25 aastat, kuni 1990 aastal, kui Eesti taasiseseisvus. Siis ma andsin need Rahvusarhiivile. Aga ma palusin, et neid ei avalikustata veel 50 aastat. Sest mõned inimesed, kes on neil lehtedel, elavad veel. Ja ma ei taha olla see, kes hävitab nende elu. Aga üks küsimus jääb, kes oli see inimene, kes šokeeris sõjaväelast. Ma ei saa öelda nime. Aga ma võin öelda seda, see oli inimene, kes allkirjastas dokumendi 20. aprillil 1944. aastal. Üks 5 mehest. Kas see oli kadunud mees? Sõjaväelane naerab kibedalt. Võib-olla. Või võib-olla keegi teine. Uluotsa dokumendid näitavad, et mitte üks, vaid 2 neist 5 mehest olid seotud võõrvõimudega. Üks töötas Saksa luure heaks, teine Nõukogude luure heaks. Nad ei teadnud üksteisest. Aga Uluots teadis mõlemast. Kuidas ta teadis? Sest ta oli targem, kui keegi arvas. Ta lasi neil uskuda, et ta usaldab neid. Aga tegelikult ta jälgis neid kogu aeg. See avalikustus muudab kõike, mida me teame 20. aprilli sündmustest. Kui 2 5 mehest olid reeturid, siis kas dokument oli juba algusest peale kompromiteeritud? Jah ja ei, ütleb ajaloolane, kes on uurinud neid dokumente. Jah, sest Saksa ja Nõukogude võimud teadsid dokumendist peaaegu kohe. Aga ei, sest Uluots teadis, et nad teavad. Ta kasutas seda oma kasuks. Ta andis neile koopia, aga mitte originaali. Originaal oli hoopis teistsugune, seal olid nimed ja detailid, mida koopia ei sisaldanud. Kus on see originaal nüüd? Keegi ei tea. Võib-olla see on ikka veel peidetud kuhugi. Või võib-olla Uluots hävitas selle enne oma surma. Aga lugu muutub veel tumedamaks. Üks lähikonna liikmetest, see, kes andis Saksa luurele informatsiooni, ei kadunud lihtsalt. Ta tapeti. Ma leidsin tema keha 1965. aastal, ütleb sõjaväelane. See oli peidetud vana kaevu Tallinna lähedal. Tema kolp oli purustatud. Keegi oli tapnud ta ja visanud ta sinna, kus keegi ei otsiks. Kes ta tappis? Ma arvan, et Uluotsa inimesed. Nad mõistsid, et ta on reetur ja nad otsustasid teda karistada. Aga ma ei saa seda tõestada. Kas Uluots teadis sellest? Ma arvan, et jah. Ma arvan, et ta andis käsu. Aga ta ei rääkinud sellest kunagi kellelegi. See pilt Uluotsast, mees, kes mängis 12-dimensionaalset malet, kes kasutas isegi reetureid oma kasuks, kes andis käsu tappa, on kaugel sellest idealiseeritud kujutisest, mida me tavaliselt näeme. Ta ei olnud pühak, ütleb sõjaväelane otse. Ta oli ellujääja. Ta tegi seda, mida pidi tegema, et hoida elus oma missiooni. Ja mõnikord see tähendas teha asju, mis ei olnud ilusad. Aga kas see muudab teda vähem kangelaseks? Ei. See muudab teda inimeseks. Kangelased on müüdid. Inimesed on keerulised, vastuolulised, ebatäiuslikud. Ja Uluots oli kõige rohkem inimene. Täna, kui me vaatame tagasi Uluotsa viimastele kuudele, näeme pilti mehest, kes oli ümbritsetud reeduritest, kes kannatas haiguse ja paranoiaga, kes tegi valikuid, mis olid moraalselt kaheldavad. Aga me näeme ka meest, kes keeldus alla andmast. Kes mängis mängu, mida keegi teine ei mõistnud. Kes uskus, et kui ta mängib piisavalt kaua, siis võib-olla ta võidab. Ja lõpuks oma moel ta võitis. Mitte seetõttu, et ta elas üle sõja.
vaid seetõttu, et tema idee elas üle. Kas te oleksite suutnud teha samu valikuid? Kas te oleksite suutnud usaldada inimesi, teades, et mõned neist on reeturid? Kas te oleksite suutnud anda käsu tappa, kui see oleks ainus viis kaitsta oma missiooni? Uluotsa arhiivid, need, mis säilivad Rahvusarhiivis ja need, mis leiti alles hiljuti, paljastavad midagi, mida avalikkus ei ole kunagi näinud, süsteemset dokumentide hävitamist, mis algas juba 1941. aastal ja jätkus kuni Uluotsa surmani. Aga miks? Mida need dokumendid sisaldasid, mis oli nii ohtlik, et need pidid kaduma? Üks endine arhivaar, kes töötas Tallinna linnaarhiivis 1939. aastatel, meenutab 23. juunil 1940. aastal, päev enne Nõukogude okupatsiooni, sain ma korralduse hävitada kõik dokumendid, mis puudutasid valitsuse liikmeid. Mitte arhiveerida, vaid hävitada. Ma küsisin, miks, aga mulle öeldi, ära küsi, lihtsalt tee. Arhivaar ja tema kolleegid põletasid dokumente 3 päeva järjest. Me töötasime ööd ja päevad. Suits oli nii paks, et naabrid helistasid tuletõrjujatele. Aga me ei saanud peatuda. Meil oli nimekiri 350 dokumenti, mis pidid kaduma. Mis need dokumendid olid? Enamik olid meditsiinilised aruanded valitsuse liikmete kohta. Aga mõned olid midagi muud, kirjad, kohtumiste protokollid, isegi fotod. Kõik, mis võis olla kasutatud nende vastu. Aga miks meditsiinilised aruanded? Sest haigus oli nõrkus. Ja nõrkust võis kasutada vaenlane. Kui Nõukogude võimud oleksid teadnud, et Uluots oli haige, siis nad oleksid kasutanud seda propaganda eesmärgil. Nad oleksid öelnud, vaadake, teie juht on nõrk, ta ei suuda teid kaitsta. Aga dokumentide hävitamine ei lõppenud seal. 1943. aastal, Saksa okupatsiooni ajal, jätkus sama protsess. Teine arhivaar, kes töötas Tartu Ülikooli arhiivis, räägib, sakslased käskisid meil hävitada kõik dokumendid, mis puudutasid Nõukogude okupatsiooni. Nad tahtsid kustutada iga jälje sellest, mis oli juhtunud 1940. aastal. Aga me ei teinud seda täielikult. Me peitsime mõned dokumendid. Kuhu? Seinadesse, põrandatesse, isegi raamatute sisse. Kõikjale, kus sakslased ei otsiks. Mõned neist dokumentidest leiti alles 1990. aastatel, kui vanu hooneid renoveeriti. Üks neist oli Uluotsa isiklik päevik, kus ta kirjutas oma mõtteid Nõukogude okupatsiooni kohta. See oli peidetud Tartu Ülikooli raamatukogu seina sisse. Aga kõige salapärasemad dokumendid puudutavad Uluotsa suhteid välisriikidega. Rootsi arhiivides, mis avati osaliselt 2010. aastal, on kirjad, mis näitavad, et Uluots üritas luua salajasi suhteid mitte ainult Rootsi, vaid ka Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikidega. Ta kirjutas kirju, kus ta palus abi, tunnustust, midagi, ütleb ajaloolane, kes on uurinud neid kirju. Aga enamik neist kirjadest ei jõudnud kunagi kohale. Nad kadusid teel, kas tsenseeriti või hävitati. Üks kiri, mis siiski jõudis kohale, on säilinud Briti Rahvusarhiivis. Selles kirjas, mis on dateeritud augustiga 1944. aastast, kirjutab Uluots, me ei palu sõjalist abi. Me palume ainult tunnustust. Tunnustust, et Eesti okupeerimine oli ebaseaduslik. See on kõik, mida me vajame. Briti vastus oli külm ja bürokraatlik, tema majesteedi valitsus ei saa praegu tunnustada Eesti valitsust paguluses, kuna see võib kahjustada suhteid liitlastega. Liitlased, see tähendas Nõukogude Liitu. Suurbritannia ei tahtnud riskida suhetega Staliniga Eesti pärast. Uluots luges seda vastust ja kirjutas oma päevikusse, nad on meid jätnud maha. Nad on valinud võimu õiguse ees. Aga ma ei süüdista neid. Ma mõistan. Aga see ei tähenda, et ma nõustun. See lause näitab Uluotsa filosoofiat, ta mõistis reaalpoliitikat, aga ta keeldus leppimast sellega. Aga mõned dokumendid, mis hävitati, ei olnud poliitilised. Need olid isiklikud. Uluotsa perekirjad, fotod, isiklikud märkmed, kõik see hävis. Miks? Sest Uluots kartis, et kui need dokumendid langevad vale kätte, siis kasutatakse neid tema pere vastu, selgitab üks ajaloolane. Ta teadis, et Nõukogude võimud otsivad viise, kuidas teda survestada. Ja pere oli kõige haavatavam punkt. Uluotsa naine ja lapsed olid jäänud Eestisse, kui ta põgenes.
Ta ei näinud neid enam kunagi. Aga ta kirjutas neile kirju, mida ta ei saatnud kunagi. Ta hoidis neid enda juures, kuni ühel päeval ta põletas need kõik. Miks? Sest ta kartis, et kui ta sureb ja keegi leiab need kirjad, siis Nõukogude võimud kasutavad neid tema pere vastu. Täna, kui me vaatame, mis on säilinud Uluotsa arhiividest, näeme ainult murdosa sellest, mis kunagi eksisteeris. Me oleme kaotanud võib-olla 80% dokumentidest, ütleb Rahvusarhiivi direktor. See, mis on säilinud, on juhuslik dokumendid, mis peideti piisavalt hästi või mis ei olnud piisavalt olulised, et neid hävitada. Aga isegi see, mis on säilinud, on piisav, et näidata pilti mehest, kes elas topeltelus. Avalikult ta oli president ilma riigita, privaatselt ta oli mees, kes kannatas saladuste raskuse all. Üks kõige intrigeerivamaid säilinud dokumente on nimekiri, mille Uluots koostas 1944. aastal. See on nimekiri inimestest, kellele ta uskus, aga mitte täielikult. Iga nime kõrval on number 1–10, selgitab ajaloolane. Number näitab, kui palju ta uskus seda inimest. 10 tähendas täielikku usaldust, 1 tähendas peaaegu mitte mingit usaldust. Nimekirjas on 30 nime. Ainult 3 on number 10. Üks neist oli tema naine. Teine oli tema vana sõber ülikoolist. 3. oli inimene, kelle nime me ei tea, see on läbi kriipsutatud. Miks? Võib-olla see inimene suri. Või võib-olla Uluots mõistis, et ta ei saanud teda usaldada. Aga kõige šokeerivam dokument, mis leiti alles 2015. aastal, on Uluotsa testament, mitte juriidiline testament, vaid isiklik testament, kus ta kirjutab, mida ta tahab, et inimesed mäletaksid temast. Ma ei taha, et mind mäletataks kui kangelast, kirjutab ta. Ma tahan, et mind mäletataks kui inimest, kes üritas. Kes tegi vigu, kes kannatas, kes kartis, aga kes keeldus alla andmast. Sest lõpuks on see kõik, mida me saame teha, üritada. Ja loota, et meie üritamine ei ole asjatu. See lause on võib-olla kõige ausam kirjeldus Uluotsast, mees, kes ei nõudnud täiuslikkust, vaid ainult püsivust. Täna, kui me vaatame Uluotsa arhiive, need, mis on säilinud ja need, mis on kadunud, näeme pilti mehest, kes elas ajastul, kus tõde oli ohtlik ja saladused olid ellujäämise vahend. Ta hävitas dokumente, et kaitsta teisi. Ta peitis dokumente, et kaitsta tulevikku. Ja ta kirjutas dokumente, teades, et keegi ei loe neid kunagi. Aga ta kirjutas ikkagi. Sest ta uskus, et isegi kui keegi ei loe neid tema eluajal, siis võib-olla keegi loeb neid pärast tema surma. Ja see keegi mõistab, et Uluots ei olnud täiuslik, aga ta oli tõeline. Kas te arvate, et dokumentide hävitamine oli õige otsus? Või oleks Uluots pidanud riskima ja säilitama kõik, isegi kui see oleks tähendanud ohtu tema perele ja tema missioonile? Aga Uluotsa loos on üks tegelane, kes on jäänud varjatuks peaaegu 80 aastat, inimene, kes oli nii lähedal Uluotsale, et ta teadis iga saladust, aga nii ohtlik, et tema nimi ei tohtinud kunagi avalikustada. See inimene ei olnud poliitik, ei olnud sõdur, ei olnud isegi ametnik. See oli naine, Uluotsa isiklik sekretär, kelle nimi oli Anna Kask. Aga kes oli Anna Kask? Ja miks tema lugu on olnud tabu nii kaua? Dokumendid, mis leiti Stockholmi eraarhiivist 2008. aastal, paljastavad loo, mis on nii dramaatiline, et see võiks olla romaani süžee. Aga see ei ole romaan. See on tõde. Anna Kask sündis 1915. aastal Tallinnas, töölisklassi perekonnas. Tema isa oli sadamatööline, ema oli koristaja. Keegi ei oodanud, et see tüdruk saab kunagi midagi enamat kui tema vanemad. Aga Anna oli tark. Ta õppis Tallinna tütarlaste gümnaasiumis, kus ta oli parim õpilane oma klassis. 1933. aastal, kui ta oli 18 aastat vana, sai ta tööd Riigikogu kantseleis. Ta oli vaikne, aga tõhus, meenutab üks endine kolleeg. Ta ei rääkinud palju, aga kui ta rääkis, siis kõik kuulasid. 1936. aastal, kui Uluots sai peaministriks, valis ta Anna oma isiklikuks sekretäriks. Miks? Sest ta uskus talle, ütleb kolleeg. Ja Uluots ei usaldanud paljusid inimesi. Aga Anna ja Uluotsa suhe ei olnud ainult professionaalne. Dokumendid näitavad, et nad olid lähedased, võib-olla liiga lähedased. Kirjad, mis leiti Anna isiklikust arhiivist, paljastavad emotsionaalse sügavuse, mis ületab tavalist töösuhet.
Ühes kirjas, mis on dateeritud 1940. aasta jaanuariga, kirjutab Uluots Annale: sa oled ainus inimene, kes mõistab mind. Ainus, kellele ma saan rääkida ilma maskita. Ma ei tea, mida ma teeksin ilma sinuta. Anna vastus on sama emotsionaalne: ma olen siin. Ma olen alati siin. Isegi kui kõik teised lahkuvad, ma jään. Kas see oli armastus? Või lihtsalt sügav sõprus kahe inimese vahel, kes jagasid võimatut koormust? Ajaloolased on vaieldanud selle üle aastakümneid. Mõned usuvad, et Uluots ja Anna olid armunud, aga nad ei saanud kunagi olla koos, sest Uluots oli abielus. Teised usuvad, et nende suhe oli puhtalt platooniline, aga nii intensiivne, et see näis romantilisena. Tõde on ilmselt kuskil vahepeal, ütleb üks ajaloolane. Nad armastasid üksteist, see on selge. Aga kas see armastus oli romantiline või mitte, seda me ei tea kunagi. Mis on kindel, on see, et Anna oli Uluotsa jaoks hädavajalik. Ta ei olnud lihtsalt sekretär, ta oli tema usaldusisik, tema nõuandja, tema emotsionaalne tugi. Aga Anna roll muutus veelgi olulisemaks pärast Nõukogude okupatsiooni. Kui Uluots pidi hakkama elama varjus, oli Anna see, kes hoidis teda ühenduses välismaailmaga. Ta kandis kirju, dokumente, sõnumeid, ütleb üks tunnistaja. Ta riskis oma eluga iga päev. Kui Nõukogude võimud oleksid ta kinni püüdnud, siis nad oleksid ta tapnud või saatnud Siberisse. Aga Anna ei kartnud. Või kui ta kartis, siis ta ei näidanud seda. Ta oli julgem kui enamik mehi, keda ma tundsin, ütleb tunnistaja. Ta kõndis läbi Tallinna, dokumendid peidetud oma mantli alla, nagu poleks midagi juhtunud. 1943. aastal, kui Saksa okupatsioon vahetas Nõukogude okupatsiooni, jäi Anna Uluotsa kõrvale. Aga tema roll muutus veelgi ohtlikumaks. Sakslased teadsid, kes ta oli, ütleb ajaloolane. Nad jälgisid teda. Nad ähvardasid teda. Nad ütlesid talle: kui sa jätkad Uluotsa aitamist, siis me tapame su. Aga Anna jätkas. Miks? Sest ta uskus temasse. Ta uskus, et see, mida nad teevad, on õige. Ja ta oli valmis surema selle eest. Üks kõige dramaatilisemaid hetki oli 1944. aastal, kui Saksa Gestapo arreteeris Anna. Nad piinasid teda 3 päeva, ütleb tunnistaja, kes oli seal. Nad tahtsid teada, kus Uluots on, mida ta plaanib, kellega ta räägib. Aga Anna ei öelnud midagi. Ta lihtsalt istus seal ja vaatas neid. Lõpuks Gestapo laskis Anna vabaks, mitte seetõttu, et nad olid halastajad, vaid seetõttu, et nad mõistsid, et ta ei räägi. Nad ütlesid talle: sa oled rumal naine. Sa sured selle mehe pärast, kes ei hooli sinust, meenutab tunnistaja. Aga Anna lihtsalt naeratas ja ütles: te ei mõista midagi. Mis ta sellega mõtles? Ma arvan, et ta mõtles, et armastus või lojaalsus või mis iganes see oli, on tugevam kui hirm. Ja Gestapo ei saanud seda mõista. Aga Anna lugu ei lõppenud seal. Kui Uluots põgenes Rootsi 1944. aastal, jäi Anna maha. Mitte seetõttu, et ta ei tahtnud minna, vaid seetõttu, et Uluots käskis tal jääda. Ta ütles mulle: keegi peab jääma. Keegi peab hoidma elus võrgustikku, kontakte, lootust, kirjutab Anna oma päevikus. Ma ei tahtnud jääda. Ma tahtsin minna temaga. Aga ma mõistsin, et ta on õigus. Nii et ma jäin. Anna jätkas Uluotsa tööd Eestis, salaja, ohtlikult, meeleheitlikult. Ta kohtus inimestega, kes uskusid Eesti iseseisvusse. Ta kogus informatsiooni. Ta saatis sõnumeid Rootsi, kuigi enamik neist ei jõudnud kunagi kohale. 1945. aastal, kui Uluots suri, ei teadnud Anna sellest kuude jooksul. Sõnum jõudis minuni alles mais, kirjutab ta. Ma lugesin seda ja ma ei suutnud uskuda. Ma mõtlesin, see ei saa olla tõsi. Ta ei saa olla surnud. Aga siis ma mõistsin, et see on tõsi. Ja ma nutsin esimest korda paljude aastate jooksul. Anna jätkas oma tööd veel 2 aastat, aga tema süda ei olnud enam selles. Ma tegin seda, sest ma tundsin, et ma võlgnen talle, kirjutab ta. Aga iga päev oli raskem. Iga päev ma küsisin endalt, miks ma jätkan. 1947. aastal arreteeris Nõukogude KGB Anna. Nad olid jälginud teda aastaid, ütleb ajaloolane. Nad teadsid, et ta oli seotud Uluotsaga. Nad teadsid, et ta oli aidanud pagulasi.
ja nad otsustasid, et nüüd on aeg teda karistada. Anna saadeti Siberisse, kus ta veetis 10 aastat sunnitöölaagris. Ta ei rääkinud sellest kunagi, ütleb üks inimene, kes kohtus temaga pärast tema vabastamist. Aga ma nägin tema käsi, need olid armidega kaetud. Ja ma nägin tema silmi, need olid tühjad, nagu oleks ta näinud midagi, mida keegi ei peaks nägema. Anna naasis Eestisse 1957. aastal. Ta elas vaikselt, üksildases korteris Tallinnas, kus keegi ei teadnud, kes ta oli. Ta ei rääkinud oma minevikust, ütleb naaber. Ta oli lihtsalt vana naine, kes elas üksi. Aga 1980. aastatel, kui Eesti hakkas liikuma taasiseseisvumise poole, hakkas Anna rääkima. Ta andis intervjuusid, ta kirjutas mälestusi, ta rääkis Uluotsast, ütleb ajaloolane. Aga keegi ei kuulanud. Inimesed arvasid, et ta on lihtsalt vana naine, kes meenutab minevikku. Alles pärast Eesti taasiseseisvumist 1990. aastal mõistsid inimesed, kes Anna oli. Anna Kask suri 1995. aastal, 80 aasta vanuselt. Tema matustel oli 100 inimest, poliitikud, ajaloolased, inimesed, kes mõistsid, mida ta oli teinud. Ta oli kangelane, ütles üks kõneleja. Aga mitte selline kangelane, keda me tavaliselt mäletame. Ta ei võitnud lahinguid. Ta ei teinud suuri kõnesid. Ta lihtsalt tegi oma tööd, päev päeva järel, aasta järel, isegi kui keegi ei märganud. Aga Anna pärand on suurem, kui enamik inimesi mõistavad. Ilma temata oleks Uluots olnud isoleeritud, üksi, võimetu. Ilma temata oleks paljud dokumendid, mis täna säilivad, kadunud. Ilma temata oleks Uluotsa lugu olnud ainult pool lugu. Täna, kui me vaatame Uluotsa lugu, peame mäletama ka Anna lugu. Sest iga suure mehe taga on inimesed, kes teevad tema töö võimalikuks. Ja Anna oli üks neist inimestest, vaikne, julge, lojaalne kuni lõpuni. Kas te arvate, et Anna ohverdas liiga palju? Kas ta oleks pidanud valima oma elu Uluotsa missiooni ees? Või oli tema valik jääda, võidelda, kannatada, ainus õige valik inimesele, kes uskus millessegi suuremasse kui ta ise? Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub inimene, kes vastutas Uluotsa isikliku turvalisuse eest, rääkima kaameratele. See, mida ta meile räägib viimaste nädalate kohta enne režiimi kokkuvarisemist, keerab pea peale kõik, mida te arvate end teadvat. Privaatvestlustest Nikolai ja Elena vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et kõik on läbi, eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. Üks endine kaitsejõudude ohvitser, kes elas Stockholmis kuni 1990. aastatel, tunnistas enne surma, viimased kuud olid nagu aegluubis. Uluots teadis, et aeg saab otsa. Ta rääkis asjadest, mida keegi ei saanud mõista, tulevikust, mida ta ei näe kunagi, riigist, mis eksisteerib ainult tema peas. Aga ta keeldus peatumast. Ta ütles mulle, kui ma peatan, siis on kõik tõesti läbi. See ohvitser, tema nimi oli Eduard Laaman, oli üks väheseid inimesi, kes oli Uluotsa kõrval tema viimastel kuudel Rootsis. Ma nägin, kuidas ta lagunes, ütleb Laaman, tema hääl murdub. Mitte ainult füüsiliselt, kuigi see oli kohutav. Vaid vaimselt. Ta rääkis inimestega, keda seal ei olnud. Ta kirjutas kirju inimestele, kes olid juba surnud. Ühel õhtul ma leidsin ta istumas oma telgis, vahtimas tühja kohta, ja ta ütles, nad on siin. Nad vaatavad mind. Nad küsivad, miks ma ei teinud rohkem. Laaman vaikib hetke. Ma küsisin, kes nad on, aga ta ei vastanud. Ta lihtsalt jätkas vahtimist. Aga Laaman räägib ka millestki, mis on olnud tabu aastakümneid, Uluotsa viimasest plaanist, mis oli nii meeleheitelik, et isegi tema lähimad inimesed arvasid, et ta on kaotanud mõistuse. 2 nädalat enne oma surma kutsus ta mind oma telki, meenutab Laaman. Ta võttis välja kaardi, mitte päris kaardi, vaid paberitükki, kus oli joonistatud Eesti piir ja 3 punkti. Ta ütles, kui ma suren, siis pead sa minema tagasi. Pead minema nendesse kohtadesse ja leidma inimesed, kelle nimed ma sulle annan. Ütle neile, et Eesti ei ole surnud. Ütle neile, et nad peavad jätkama. Laaman vaatas kaarti ja mõistis, et Uluots palus tal minna tagasi okupeeritud Eestisse, kohta, kus ta oli põgenenud, kohta, kus teda otsiti. Ma ütlesin talle, see on enesetapumissioon. Ma ei ela üle. Aga ta raputas pead ja ütles, sa elad üle. Sest sa pead elama üle. Kas Laaman läks?
jah, aga mitte kohe. Ma ootasin 2 aastat, sest ma kartsin. Ma kartsin, et kui ma lähen ja mind püütakse kinni, siis kõik, mida Uluots tegi, oli asjatu. Aga lõpuks 1947. aastal läks Laaman tagasi Eestisse ebaseaduslikult võltsitud dokumentidega läbi Soome. Ma leidsin 2 neist 3 inimesest, kelle nimed Uluots mulle andis. 3. oli juba surnud. Mida Laaman neile ütles? Ma ütlesin täpselt seda, mida Uluots käskis, Eesti ei ole surnud. Te peate jätkama. Ja nad jätkasid. Üks neist lõi põrandaaluse organisatsiooni, mis eksisteeris kuni 1980-ndateni. Teine kogus dokumente, mis tõestasid Eesti okupeerimise ebaseaduslikkust. Need dokumendid kasutati hiljem taasiseseisvumise protsessis. Aga Laaman räägib ka Uluotsa viimastest päevadest, mis olid täis valu, segadust ja ikkagi lootust. Jaanuari alguses 1945. aastal oli selge, et ta sureb. Arstid ütlesid, et tal on jäänud päevad, võib-olla tunnid. Aga ta keeldus magama jäämast. Ta istus oma voodis, toetudes padjadele ja kirjutas. Ma küsisin, mida ta kirjutab, ja ta ütles, viimast kirja. Kirja, mida keegi ei loe kunagi, aga mis peab olema kirjutatud. Laaman näitab mulle koopiat sellest kirjast, viimast dokumenti, mille Uluots kirjutas. Käekiri on nõrk, laused on lühikesed, aga sõnum on selge, ma ei ole olnud täiuslik. Ma olen teinud vigu. Aga ma olen püüdnud. Ja ma loodan, et see on piisav. 10. jaanuaril 1945. aastal, 2 päeva pärast tema 55. sünnipäeva, suri Jüri Uluots. Laaman oli tema kõrval. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt vaatas mind, noogutas kergelt ja sulges silmad. Ja siis oli kõik läbi. Laaman vaikib pikalt. Ma istusin seal ja vaatasin teda. Ma mõtlesin, see mees ohverdas kõik. Oma tervise, oma perekonna, oma elu. Ja mille nimel? Idee nimel. Idee, et riik ei ole ainult territoorium ja valitsus, vaid ka mälu, mida inimesed kannavad endas. Laaman pühib silmi. Ja ma mõistsin, et ta oli õigus. Sest see idee elas üle. Isegi kui ta ei elanud üle. Aga Laaman paljastab ka midagi, mida keegi teine ei tea. Uluotsa viimased sõnad ei olnud need, mida tunnistajad on varem rääkinud. Kõik ütlevad, et ta sosistas midagi eesti keeles. Aga see ei ole täielikult tõsi. Ta ütles 2 sõna, väga vaikselt, nii vaikselt, et ma peaaegu ei kuulnud. Ta ütles, anna, andesta. Laaman uskub, et Uluots rääkis Anna Kaskiga, naisega, kelle ta oli jätnud maha, naisega, kes ohverdas kõik tema nimel. Ta kandis süüd. Ta teadis, et Anna kannatas tema pärast. Ja ta tahtis, et tema viimased sõnad oleksid vabandus. Täna, kui me vaatame tagasi Uluotsa viimasele ajale, näeme pilti mehest, kes keeldus alla andmast isegi siis, kui tema keha andis alla. Kes kirjutas kirju, mida keegi ei loeks. Kes tegi plaane, mida keegi ei mõistnud. Kes uskus, et kui ta usub piisavalt kaua, siis võib-olla tema usk muutub reaalsuseks. Ja lõpuks oma moel, see muutus. Mitte kohe. Mitte tema eluajal. Aga lõpuks. Kas te usute, et ühe inimese usk võib muuta ajalugu? Või arvate te, et Uluots oli lihtsalt unistaja, kes keeldus nägemast tõde? Uluotsa Securitate, väike grupp inimesi, kes teadsid kõike tema kohta, pidas saladusi, mis võisid maksta elusid. Üks neist saladusest puudutab midagi, mida ajalooraamatud ei maini, Uluotsa salajast kohtumist võõra emissariga vaid nädal enne tema surma. Kes oli see inimene? Miks ta tuli? Ja mida ta Uluotsale ütles, mis muutis kõike? Dokumendid, mis leiti Rootsi luurearhiivist 2010 aastal, paljastavad, et see kohtumine toimus öösiti, väikeses majas Stockholmi äärelinnas, kus keegi ei näinud neid. Tunnistaja, kes oli seal, Rootsi luureohvitser, kes töötas Uluotsa kaitsmisel, räägib esimest korda, see mees saabus keskööl. Ta ei öelnud oma nime. Ta rääkis inglise keelt aktsendiga, mida ma ei suutnud määratleda. Ta veetis Uluotsaga 1 tunni ja lahkus ilma kellegagi rääkimata. Mis nad arutasid? Ma ei kuulnud täpselt, sest ma olin ukse taga. Aga ma kuulsin fragmente.
Võõras rääkis millestki, mis kõlas nagu pakkumine, pakkumine eksiilist, pakkumine kaitsest, pakkumine millestki, mida Uluots ei saanud vastu võtta. Rootsi ohvitser meenutab, et pärast kohtumist tuli Uluots väljatoast, tema nägu oli kahvatu nagu kriit. Ta istus toolile ja hoidis pead käte vahel. Ma küsisin, kas kõik on korras, ja ta ütles, nad pakkusid mulle elu. Aga hinnaga, mida ma ei saa maksta. Mis oli see hind? Ma ei tea täpselt. Aga ma arvan, et see oli vaikimine. Nad tahtsid, et ta lõpetaks rääkimise Eesti kohta, lõpetaks kirjutamise, lõpetaks võitlemise. Ja Uluots ei saanud seda teha. Aga kes see võõras oli? Rootsi luure üritas teda jälitada, aga ta kadus. Ta lahkus majast, istus autosse ja sõitis ära. Me üritasime teda jälgida, aga kaotasime ta Stockholmi kesklinnas. Mõned ajaloolased usuvad, et see oli Nõukogude agent, kes pakkus Uluotsale tehingut, vaikimine vastutasuks elule. Teised usuvad, et see oli Briti või Ameerika agent, kes üritas veenda Uluotsa lõpetama, sest tema tegevus oli muutumas ebamugavaks liitlastele. Tõde on see, et me ei tea kunagi, ütleb ajaloolane. Aga see, mida me teame, on see, Uluots keeldus. Ta valis surma vaikimise ees. See valik, surm vaikimise ees, määratleb Uluotsa pärandit. Ta ei olnud mees, kes otsis kompromisse. Ta ei olnud mees, kes leppis poole võiduga. Ta oli mees, kes uskus, et mõned asjad on olulisemad kui elu ise. Ja üks neist asjadest oli tõde. Tõde selle kohta, mis juhtus Eestiga. Tõde selle kohta, et okupeerimine oli ebaseaduslik. Tõde selle kohta, et Eesti ei nõustunud kunagi oma kadumisega. Ta kandis seda tõde endas nagu risti, ütleb üks ajaloolane. Ja see tõde tappis ta. Aga see tõde päästis ka Eesti. Aga Uluotsa loos on veel üks saladus, mis puudutab tema surma ennast. Ametlikult suri ta südamepuudulikkuse tõttu. Aga mõned inimesed, sealhulgas Laaman, usuvad, et see ei ole kogu tõde. Ma ei ütle, et teda tapeti, ütleb Laaman ettevaatlikult. Aga ma ütlen, et tema surm oli liiga õigeaegne. Liiga mugav mõnedele inimestele. Keda ta mõtleb? Inimesi, kes ei tahtnud, et Uluots jätkaks rääkimist. Inimesi, kes kartsid, et tema sõnad võivad muutuda liiga võimsaks. Laaman ei esita süüdistusi. Aga ta küsib küsimusi. Miks tema meditsiinilised dokumendid kadusid pärast tema surma? Miks tema keha kremeeriti nii kiiresti? Miks ei tehtud lahkamist? Need küsimused on jäänud vastuseta. Aga nad viitavad võimalusele, et Uluotsa surm ei olnud lihtsalt loomulik. Ma ei tea, kas ta tapeti, kordab Laaman. Aga ma tean, et tema surm oli mugav paljudele inimestele. Ja see teeb mind kahtlustavaks. Täna, kui me vaatame Uluotsa surma, näeme pilti mehest, kes suri täpselt õigel ajal, liiga varakult, et näha oma unistuse täitumist, aga piisavalt hilja, et jätta maha pärand, mis muutis ajalugu. Kas see oli juhus? Või oli see midagi muud? Me ei tea kunagi. Aga küsimus jääb õhku, nagu suits, mis ei hajugi kunagi. Aga üks asi on kindel, Uluotsa surm ei olnud lõpp. See oli algus. Algus liikumisele, mis kasvas aeglaselt, vaikselt, aga vääramatult. Inimesed, keda Uluots oli inspireerinud, Anna Kask, Eduard Laaman, teised, kelle nimesid me ei tea, jätkasid tema tööd. Nad ei teinud seda avalikult. Nad ei teinud seda kangelaslikult. Nad lihtsalt tegid seda päev päeva järel, aasta järel, kuni lõpuks maailm oli valmis kuulama. Ja kui maailm oli valmis, oli Uluotsa sõnum seal ootamas. Kas te arvate, et Uluotsa surm oli loomulik? Või usute te, et seal oli midagi muud, midagi, mida me ei tea kunagi? Kujutage ette väikest musta kohvrit, täis kullakangi ja dollareid, kiirustades laetud salajasele lennukile öösel 21. detsembril. Selle lennuki piloot elab tänaseni ja väidab, et lasti jõudis Šveitsi. Aga ametlikes dokumentides seda rikkust ei eksisteeri. Mitu tonni kulda kadus riigi reservidest sel ööl? Ja kes omab täna juurdepääsu diktaatori salajastele kontodele? Aga Uluotsa loos ei ole kulda ega salajasi kontosid. Tema loos on midagi muud, midagi, mis on võib-olla veel väärtuslikum, dokumendid. Dokumendid, mis tõestavad Eesti iseseisvuse jätkuvust. Dokumendid, mis näitavad, et okupeerimine oli ebaseaduslik. Dokumendid, mis said aluseks taasiseseisvumisele.
Aga kus need dokumendid on täna? Mõned neist on Rahvusarhiivis, kus igaüks võib neid näha. Aga teised, kõige olulisemad, on ikka veel peidetud. Uluots peitis dokumente kohtadesse, mida keegi ei tea, ütleb Laaman. Ta ütles mulle, et kui kõik läheb valesti, siis need dokumendid on viimane tõend. Viimane tõend, et Eesti ei nõustunud kunagi. Laaman otsib neid dokumente tänaseni. Ma olen veetnud 50 aastat otsimisega. Ma olen kaevanud metsades, otsinud vanadest majadest, kontrollinud arhiive. Aga ma ei ole leidnud neid. Kas need dokumendid eksisteerivad veel? Ma usun, et jah. Ma usun, et nad on seal, ootamas, et keegi need leiaks. Aga mis on nendel dokumentidel? Ma ei tea täpselt. Aga Uluots ütles mulle, et seal on nimed inimestest, kes aitasid teda, nimed inimestest, kes reetisid teda, nimed inimestest, kes uskusid Eesti iseseisvusse isegi siis, kui kõik tundus kaotatud. Laaman uskub, et need dokumendid võivad muuta meie arusaamist Eesti ajaloost. Seal võivad olla saladused, mida me ei tea. Saladused, mis selgitavad, miks mõned asjad juhtusid nii, nagu nad juhtusid. Aga kas me peaksime neid otsima? Jah. Sest ajalugu ei ole ainult minevik. See on ka tulevik. Ja kui me ei tea oma minevikku, siis me ei saa mõista oma tulevikku. Täna, kui me vaatame Uluotsa pärandit, näeme midagi, mis on suurem kui üks mees. Näeme ideed, et riik ei ole ainult territoorium ja valitsus, vaid ka mälu, mida inimesed kannavad endas. Ideed, et okupeerimine ei ole kunagi seaduslik, isegi kui kogu maailm tunnustab seda. Ideed, et tõde on tugevam kui jõud. Need ideed ei surnud koos Uluotsaga. Need elasid edasi inimestes, keda ta inspireeris. Ja lõpuks need ideed muutusid reaalsuseks. Mitte kohe. Mitte kergelt. Aga vääramatult. 1980. aastatel, kui Nõukogude Liit hakkas nõrgenema, hakkasid inimesed Eestis rääkima asjadest, millest nad ei olnud rääkinud aastakümneid. Nad rääkisid iseseisvusest. Nad rääkisid okupeerimisest. Nad rääkisid Uluotsast. Tema nimi muutus sümboliks, ütleb üks ajaloolane. Sümboliks vastupanust, sümboliks lootusest, sümboliks sellest, et isegi kui kõik tundub kaotatud, ei ole see kunagi tõesti kaotatud. 1989. aastal, kui Eesti kuulutas taas iseseisvust, oli Uluotsa nimi seal, mitte ametlikes dokumentides, aga inimeste südametes. Täna, kui te kõnnite Tallinnas ja vaatate Vabaduse väljakut, ei näe te Jüri Uluotsa monumenti. Ei ole suurt kuju, ei ole plaati, mis räägiks mehest, kes kuulutas end presidendiks Hitleri sünnipäeval. Aga kui te lähete Rahvusarhiivi ja palute näha dokumenti 20. aprillist 1944. aastast, siis te näete 5 allkirja ja 1 kuupäeva. Ja te mõistate, et mõnikord ei ole kangelased need, kes võidavad lahinguid, vaid need, kes keelduvad unustamast. Pärast Uluotsa lahkumist jätkus tema töö vaikuses, varjus, aga vääramatult. Anna Kask, kes kannatas Siberis 10 aastat, naasis ja jätkas võrgustiku hoidmist elus. Eduard Laaman, kes riskis oma eluga, et viia Uluotsa sõnum tagasi Eestisse, lõi organisatsioone, mis eksisteerivad tänaseni. Teised, nende nimed on kadunud ajalukku, tegid väikseid tegusid, mis koos moodustasid suure liikumise. Nad ei näinud kohe tulemusi. Nad ei näinud tunnustust. Aga nad nägid midagi muud, nad nägid, et idee, mille Uluots oli istutanud, kasvas. Riik muutus aeglaselt. Nõukogude okupatsioon kestis 50 aastat, mil Eesti nimi oli peaaegu unustatud maailmas. Aga mitte Eestis. Mitte inimeste südametes. Seal elas Uluotsa sõnum edasi, Eesti ei ole surnud. Eesti ei nõustunud kunagi. Eesti ootab. Ja lõpuks, kui aeg oli küps, Eesti tõusis taas. Mitte seetõttu, et üks mees uskus. Vaid seetõttu, et paljud inimesed uskusid. Ja see usk sai jõuks, mis muutis ajalugu. Täna Eesti on vaba. Aga see vabadus ei tulnud kergelt. See tuli ohvrite hinnaga, ohvrite nagu Uluots, kes andis oma elu, ohvrite nagu Anna, kes kannatas vaikuses, ohvrite nagu tuhanded teised, kelle nimesid me ei tea kunagi. Nende ohvrid ei olnud asjatud. Nende ohvrid said aluseks, millele ehitati riik, mis keeldub unustamast oma minevikku ja keeldub loobumast oma tulevikust.
aga üks küsimus jääb, kas Uluots oli seaduslik president? Juristid vaieldavad selle üle tänaseni. Mõned ütlevad jah, põhiseadus lubas tal võtta presidendi volitused. Teised ütlevad ei, ta ei saanud olla president, sest riiki enam ei olnud. Aga võib-olla see ei ole õige küsimus. Võib-olla õige küsimus on, kas riik on ainult territoorium ja valitsus või on see ka idee, mida inimesed kannavad endas isegi siis, kui kõik muu on kadunud. Uluots uskus teist. Ta uskus, et riik elab nii kaua, kui inimesed mäletavad seda. Nii kaua, kui inimesed keelduvad nõustumast selle kadumisega. Nii kaua, kui inimesed kannavad endas lootust, et ühel päeval, kui aeg on küps, riik tõuseb taas. Ja ta oli õigus. Sest Eesti tõusis taas. Mitte seetõttu, et maailm lubas seda. Vaid seetõttu, et eestlased ei unustanud kunagi. Aga saladused jäävad. Kadunud mees, kes allkirjastas dokumendi ja kadus. Originaaldokument, mis on ikka veel peidetud. Võõras emisar, kes pakkus Uluotsale elu hinnaga, mida ta ei saanud maksta. Need saladused ei lahenda kunagi täielikult. Aga võib-olla see on osa loost. Võib-olla müsteerium on see, mis hoiab lugu elavana. Sest nii kaua, kui on küsimusi, on ka huvi. Ja nii kaua, kui on huvi, ei ole Uluots unustatud.